Tere Brüsselist, Euroopa Parlamendist. Mul on kõiki rõõm tervitada. Suvepaus on lõppenud, 1,5 kuud puhkust Euroopa Parlamendist on paraku läbi. Ma pean ütlema, et mul on väga kahju selle pärast, sest suvi oli ju Eestis väga tore. Oli soe, oli päikest ja nüüd siin Brüsselis olles tuleb see karm reaalsus jälle tagasi, kus liberaalid hulluvad ja föderalistid möllavad. Aga mis seal ikka, võitleme vastu. Nädala kokkuvõtte aeg on neljapäeva õhtu, kuupäevaks on 2. september. Kell on siin 4 kohaliku aja järgi, Eesti on kell 5 ja hakkab lõppema töönädal, kus on toimunud komisjoni istungid, eelkõige väliskomisjoni istungid minul isiklikult ja katsun siis kokku võtta selle tegevuse, millega ma olen hakkama saanud viimase 4-5 päeva jooksul. Esiteks, ma tulin siia teisipäeva vara hommikul, kell 6 hakkasin lendama läbi Helsinki ja teisipäeval oli loomulikult põhitegevus hoopis presidendivalimiste jälgimine. Kas need valimised olid, on omaette küsimus, pigem võib-olla määramine, sest kui sul üks kandidaat, siis pole just väga suurt valikuvõimalust, aga nii ta oli. Ja täiesti huviga tõesti jälgisin, et kas tuleb siis 68 häält kokku Riigikogus Alar Karisele või mitte. Tuli rohkem 68, seetõttu siis valiti või määrati ta taas uueks presidendiks. Ma olen päris kindel, et suure tõenäosusega on härra Karis tundult asjalikum ja parem president, kui seda oli Kersti Kaljulaid. 5 aastat tagasi arvasime toona tegelikult, et ka Kersti Kaljulaid saab olema kindlasti palju parem president, kui oli Toomas Hendrik Ilves. Mina olen pidanud oma sõnu sööma, sest ma kardan, et Kaljulaid ei olnud teps mitte parem kui Ilves. Võib-olla mõnes küsimus isegi palju hullem, kui oli isegi Ilves. Seega sellised ennustused, et loodetavasti uus president on palju parem kui eelmine, on alati selline riskante riskibusiness, aga vähemalt eeldused selleks on olemas. Tõenäoliselt Alar Karis ei saa olema perfektne president, kes kõigile meeldib, tervet rahvast ühendab, aga samas on alati küsimus, et milline see kandidaat üldse siis olla saabki, kes kõigile peaks meeldima. Seetõttu ma loodan vähemalt, et Alar Karis ei sekku väga sisepoliitikasse, ei võta sõna seal, kus võib vaikida, juhib tähelepanu küsimustele, mis on tõesti olulised ja vajalikud. Ma loodan, et ta jätkab selle lubadusega, mis ta andis intervjuus Aktuaalsele kaamerale, kui ma õigesti mäletan, et presidendi valimise süsteem vajab muutmist, ta hoiab seda teemat üleval ja ta hakkab seda edasi suruma, et tõesti valimissüsteemi muudetaks ja liigutaks näiteks edasi otsevalimiste suunas. Kui ta seda teeb, siis müts maha. Kuid mees sõnast, härga sarvest. Vaatame, mis juhtuma hakkab. Seetõttu ma arvan, et anname aega atra seada, vaatame, mis 3-4 kuu jooksul toimuma hakkab ja kuidas ta siis seda usalduskrediiti, mis talle on osaks saanud Riigikogus, kuidas ta siis seda tõesti ka õigustab. Kuid teisipäeval siis jälgisin huviga presidendi valimise Eestis ja siis läks asi edasi juba komisjoni istungitega. Nimelt väliskomisjoni istungina toimunud eile ja täna, toimunud ka homme hommikul. Eile oli põhiteemadeks meil olukord Mosambiigis, kus siis möllavad ka sellised islami äärmuslikud rühmitused, kes panevad pomme siin seal, majandus on korrumpeerunud, inimesed elavad vaesuses. Aga lõppkokkuvõttes mõtlesin selle istungi ajal, kui ma kuulasin neid ettekandeid ja ülevaadet Mosambiigi kohta, kus ma käisin muideks 2 aastat tagasi nii-öelda valimisvaatlejana, 2019 september, oktoober, kui ma õigesti mäletan, siis seetõttu on ka mul isiklik huvi Mosambiigi vastu. Ja kuna see on ka naaberriik Lõuna-Afrika Vabariigile, siis seal toimuvad arengud on alati isiklikult põnevad minu jaoks. Aga samas komisjoni istungi ajal ma tõesti mõtlesin, et mis on meil pistmist Mosambiigiga. Kui see riik ei ole suutnud peale siis kolonisatsiooni aega viimase 40-50 aasta jooksul, kui nad on nii-öelda vabad, pole suutnud ehitada endale mitte ühtegi toimivat majandusharu, pole suutnud välja juurde korruptsiooni, saada endale nii-öelda piisavalt toitu ja juhu, et ellu jääda, siis lõppkokkuvõttes, miks peaks Euroopa keskmine inimene, suure pere ema, lihttööline, kes teenib alla keskmise palga. Miks peaks teda nii väga huvitavama see, et me iga aasta mitukümmend miljonit eurot saadame maksumaksja raha Mosambiiki, kus see lõpuks jõuab neegri kuningate taskusse. Ehk siis, kas tõesti me peame tervet maailma päästma, kui nad ise ei taha saada päästetud?
Järgmine küsimus, mis haakub selle Mosambiigiga, on Afganistan. Ehk siis kogu see nutulaulja hala sellest, mismoodi Afganistanis on nüüd võimul Taliban, mismoodi naiste ja vähemuste õigused on jalge alla tallatud. Tunti väga suurt muret LGBT kogukonna pärast. Ja siis jällegi mõtled, et kui Eestis mingid kodukootud eksperdid siin kurdavad ja halavad, et mismoodi LGBT inimesed on kuidagi alla surutud, nurka surutud, neil pole piisavalt samu õigusi, ei saa ausalt öeldes mingi Afganistani ja vaadake, kas teil ikka pole väga häid palju õigusi Eestis elades. Seega unustage ära oma jutt mingisugusest abielu võrdsusest, laste adopteerimise õigusest läbi inimkaubanduse tellida lapsi vastavalt nende nahavärvile, silmavärvile, juuste värvile, kus põhimõtteliselt nagu laboris valmistatakse lapsed, et mida siis saata nagu eBay kaupa teisest maailma otsast Eestisse. Ma räägin eelkõige just ühest 2 meediastaarist, kes tellisid endale nii-öelda samal viisil valmistatud lapsed USA-st. Ehk siis teil on päris hea elu siin Eestis. Keegi teid ei lase töölt lahti, keegi ei võta machetedega päid maha, keegi loobi teid kividega surnuks, keegi ei võta teilt õigust haridusele, tööl käimisele, vabal ajale. Lihtsalt ole normaalne inimene, ära presenteeri tänava peal seda, kellega sa magad, kuidas sa magad või mitmekesi sa magad. Aga Afganistanis see on täiesti arusaadavalt tõsine probleem, see on inimlikult mõistetav, aga jällegi küsimus. Kui see riik ei ole tahtnudki saada normaalseks, see ühiskond tervikuna, enamus ühiskonna liikmeid ongi harjunud hõimuühiskonnaga, nad on harjunud sellega, et keegi peab olema nende üle kuningas, kes käseb, laseb, poob. Nad ei tahagi saada toimivat majandust, nad ei tahagi saada mingisugust demokraatiat, nagu me saame aru demokraatiast, siis laseme neil olla. Ja teiseks, kui me räägime siin inimeste evakueerimisest ja päästmisest Euroopasse, Afganistanist, siis vabandust. Kes alustas seda? Ameerika Ühendriigid. Kes sealt põgenes Joe Bideni arglikul sabajalge vahel põgenemisega? Ameerika Ühendriigid. Seega tegite seda probleemi, läksite sisse, me toetasime teid. Ka meie saime hindamatu kogemust loomulikult sõjaliselt, kui me oleme konflikti piirkonna sama sõduritega, siis ma arvan, et isiklikult riigile on see väga hea kasu, mida me sealt oleme saanud, aga meie ei pea vastutama sigaduste eest, millega on hakkama saanud ameeriklased. Meie ei vastuta selle eest Euroopas, et kuidas evakueerida tuhanded inimesed Afganistanist, kes on justkui olnud kaastöötajad liitlasvägedele. Need inimesed töötasid seal vabatahtlikult väga heade rahade eest ja ilmselgelt nad ei olnud suured lääneriikide armastajad. Nad olid tüüpilised oportunistid, kes said sellest raha, kes töötasid tõlkidena, kes abistasid seal liitlasvägesid, ka Eesti sõdureid kohalikes piirkondades. Meil puudub igasugune moraalne kohustus anda nüüd nendele ja nende 10 pereliikmetele elamisluba Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides või Eesti Vabariigis. Selleks puudub meil igasugune kohustus. Ehk siis nüüd klaarigu see jama seal, mis on tekitatud, ameeriklased ise ära. Täna hommikul oli aga debatt väliskomisjonis selle üle, mis toimub Valgevene ja Poola piiril. Nimelt siis hübriidrünnakud ja immigratsioonikriis. Ja ka minul oli seal väike sõnavõtt, 2,5 minutit, mina siis rääkisin meie poliitgruppi nimel, ehk siis nagu koordinaator väliskomisjonis. Ja see sõnavõtt on leitav, see on juba üleval sotsiaalmeedias ja minu kodulehel jaakmadisson.ee. Kindlasti vaadake seda, kui olete sellega nõus, selle sõnumiga, mida mina seal rääkisin, jagage edasi, et ka rohkem inimesi saaksid kuulma, mis on meie seisukohad immigratsioonikriisiga seoses ja et ei peaks lugema Delfite Postimeest, kus saate ainult võltsuudiseid. Aga lühidalt öeldes ma tundsin head meelt, et nüüd räägitakse õigete terminitega. Kui 2015-16 meie olime need, kes me rääkisime, et migratsioonikriis ei ole mingisugune pagulaskriis. Tegemist valdavas enamuses on illegaalsete immigrantidega, kes tahavad saada paremat elu, mis on inimlikult jällegi täiesti arusaadav, mõistetav. Aga see ei tähenda seda, et me peame seda ka pakkuma neile, kuna neil on kehv elu. Ja siis räägiti ainult pagulastest, tekitati meelega sellised võltslood meediaväljaannetes, propaganda uudised, selline fake news, kus kuvatakse üle maailma näiteks mõnda väikest last, kes on uppunud kalda peal. Kes on uppunud sellepärast, et tema vanemad panid selle lapse ohtu, tema vanemad maksid inimkaubistadele $1000, et saada parema elu peale Saksamaale või Prantsusmaale. Vanemad olid süüdi selles, et see laps uppus, aga
kisti üles meeletu kampaania, mismoodi meil tuleb kõik nad vastu võtta, meil tuleb terve maailma päästa, meil tuleb nad ümber jagada. Riigid peavad hakkama kvooti lausa võtma vastu migrante, kes väidetavalt on pagulased. Ja ma tõstsin head meelde, et tänasel päeval me räägime illegaalsest immigratsioonist. Nüüd lõpuks on pandud paika õiged terminid. Tänu kellele see on, ma ei tea, ma loodan, et vähemalt üks osa sellest on ka meie töö tulemus, et me seda teinud oleme ja rõhunud aastaid järjest, et tuleb teha vahet pagulasel ja migrandil. Pagulasi tuleb aidata, aga tuleb aidata nende koduriigis, tuleb aidata naaberriikides. Me võime rahastada täiesti hea meelega pagulaslaagrite ülesehitamist näiteks Jordaanias või Liibüas, kus me tagame perekondadele vee, toidu, riided, varjualuse, kus elada, õppevõimaluse lastele, aga me ei pea need importima sellepärast Saksamaale või Eestisse, võõrasse kultuuriruumi. Aga tavalised majandusmigrandid, kurb lugu, et teil kehv elu on, aga see ei ole meie probleem tagasi saata. Ja loomulikult ütlesin seda, et kõige parem lahendus migratsioonikriisile on füüsilised tõkked. Ehita suur tara või suur müür ja see peab füüsiliselt kinni migrandid. Ehk siis Euroopa Liidu ametkonnad, Euroopa Komisjon on korduvalt jauranud. Ka nüüd hiljuti 25. august ma sain ametliku vastuse Euroopa Komisjonist meie kirjalikule küsimusele, mis puudutab Euroopa Liidu rahade kulutamist välispiiride kaitseks. Ehk siis ja Ilva Johansoni nimel oli vastatud mulle ja teistele parlamendiliikmetele, kes me siis saatsime kirja paar kuud tagasi Euroopa Komisjonile, siis nende vastus Euroopa Komisjonist oli see, et kuigi Euroopa Liidu reeglid ja Schengeni viisaruumi reeglid ei keela Euroopa Liidu rahade suunamist ka füüsiliste tõkete ehitamiseks, siis Euroopa Komisjon ei toeta seda, kuna see ei ole kõige efektiivsem, vaid raha tuleks suunata hoopis näotuvastus masinate peale, sõrmejälgede võtmise peale, mingisuguste optiliste kaablite peale, et registreerida inimeste tulek üle piiri. Siis minu küsimus täna hommikul oligi, et mis meie eesmärk on? Kas meie eesmärk on lihtsalt migratsiooni hallata? Ehk siis me nendime fakti, et nad tulevadki üle piiri ja siis me hakkame siin tegelema, registreerima nende sõrmejälgi ja näotuvastust tegema või me tahame tõkestada. See on kaks täiesti erinevat asja. Ja probleem on selles, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlamendi enamus tahavad hallata migratsiooni. Meie tahame tõkestada. Tugev piir ette ja näotuvastust või sõrmejälgi võtame siis, kui tõesti keegi imbub kuskilt sealt müüri alt või tara pealt kuidagi üle. Aga kui sul on füüsiline tõkke olemas, siis me ei pea hakkama üldse tegelema sellega, et tuvastada nägusid või võtta sõrmejälgi. Ja see tõmbab kohe ära ka motivatsiooni hakata üldse Euroopa poole liikuma. Kuid vaadake ise see video üle, kas olete selle sõnumiga nõus või mitte, igastahes jagage edasi, et informatsioon leviks. Ja lõpetuseks loomulikult olen hakanud tegelema jälle taas õpingutega. Eile oli 1. september, ehk siis tarkusepäev ja algas ka minul uus kooliaasta. Nüüdseks siis 3. kursus Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Olen viimased päevad tutvunud siin õppematerjalidega, et ained nagu lepinguõigus ja süüteomenetlus ja rahvusvaheline õigus, et järgmiste kuude jooksul piisavalt palju pühenduda ka õpingutele, et siis vähem kui 2 aasta pärast rõõmsalt lõpetada ja võtta ära kõikide liberaalide kiunatused ja ulgumised, et kuidas sul ei ole küll ülikooli diplomit taskus. Kuigi Kaja Kallasel on lausa magistrikraad õigusteaduses, aga ikka on halb peaminister. Igastahes olen tegelenud õpikutega, rõõmsalt lähen sellega edasi. Järgmine nädal tuleb taas nädala videokokkuvõtte, arvatavasti teisipäeval või kolmapäeval, kuna siis on mul lühike nädal, sest järgmise nädala lõpus on mul juba ülikooli õppesessioon. Seniks aga olge terved, olge tugevad ja kui te tunnete, et Vabariigi Valitsuse seotud otsused diskrimineerivad teid kuidagi seoses koroonaviiruse ja vaktsineerimisega, õige, enne kui ma lõpetan, tuli meelde üks väga oluline asi. Eile Texase osariigi kuberner Greg Abbott võttis vastu seaduse, mille kohaselt on abort keelatud Texase osariigis juhul, kui rasedus on kestnud kauem kui 6 nädalat. Ehk siis see on väga põhimõtteline otsus. Mina ütlen, et kas see on hea või halb, on Texase osariigi otsustada, see on nende iseseisev õigus. Ameerika põhiseaduse kohaselt on osariikidel selline võimutäius, et nad võivad sellised reeglid ise kehtestada, aga täna, ma panin sellega üles ka sotsiaalmeediasse, täna üks Euroopa Parlamendi liige ühest Hollandi äärmusliberaalsest erakonnast nimega D66 kirjutas Euroopa Parlamendi liikmete üldlisti, et ta kogub allkirju, et kes tahavad kaasa allkirjastada kirja, mille siis tema saadab teiste Euroopa Parlamendi liikmete nimel Texase kubernerile, millega kutsub üles tagasi pöörama seda seadust ja mõistab hukka sellise kohutava seaduse, mis
vähendab naiste inimväärikust ja vaba valikut my body, my choice põhimõtet. Ma panin üles ka sotsiaalmeediasse selle kirja koos tekstiga, et siin me näeme ehtsat kahepalgelisust, topeltmoraali, mis on jälk. Kui on küsimus abordis, siis räägivad õiguslased my body, my choice. Kuigi minu teada ühel inimesel ei ole kahte pead, kahte südant, mis tuksub 4 kätt või 4 jalga. Juba 6-nädalane inimorganism on funktsioneeriv inimene, kus on välja arenenud käed, jalad, tuksuv süda, pea. Ja kui sul on my body, my choice, siis sa isiklikult võid ju, ma ei tea, hüpata aknast alla või võid teha endale, mis tahad enda kehale. Aga antud küsimuses see ei ole sinu keha, sinu valik, sest sa otsustad teise inimese keha ja teise inimese elu üle. Aga kui me räägime koroona vaktsineerimisest, siis öeldakse, see enam ei kehti. My body, my choice põhimõte ei kehti. Tuleb teha. Kui sa ei tee ja oled politseinik, laseme lahti. Oled kaitseväelane, kaitsed Eesti riiki, panustad Eesti julgeolekusse. Ei lase süsti teha. Arvad, et oled piisavalt terve või tugev või ei usalda kiiresti välja töötud vaktsiini. Laseme su lahti, lööme minema. Et sul ei ole vaktsiini passi taskus, sööma ei saa minna, restoran sinu jaoks suletud. Siin enam ei kehti my body, my choice. Ehk siis moraal, me elame kahepalgelises maailmas, kus liberaalid valetavad nii, et suu suitseb. Kuid see oligi minu see kiire remark antud olukorra kohta, millega siin Euroopa Parlamendi liikmed tegelevad, kes arvavad, et nemad on maailma nabad ja terve ülejäänud maailm, kuskil Texase osariik peab tõesti värisema, kui Euroopa Parlamendi liberaalid tulevad kirju välja saatma neile, et muutke see seadus ära. Tõeline huumor kuubis. Igastahes, ilusat nädalavahetuse algust teile peagi, nautige lõppevat suve, püsige terved ja kui vaja, siis saatke pikalt reeglid, mis teie arvates diskrimineerivad teid ja julgustan kõiki järgima õiguskantsleri Ülle Madise seisukohta, mida ta ütles nädalaga tagasi, minge kohtusse. Halduskohtusse mineku riigilõiv on umbes 30 €. See ei maksa palju. Pange seelad kokku, kui te tunnete, et hakatakse töölt lahti laskma, sellepärast, et te ei ole tahtnud ennast vaktsineerida. Kui te tunnete, et teie õigusi piiratakse, kui te tunnete, et te ei saa minna laste kooli aktusele sellepärast, et keegi jupi jumal on võtnud vastu mingisuguse täiesti jabura otsuse, minge kohtusse. Mida rohkem tuleb kohtukaasuseid antud küsimustes, seda parem on. Siis saab õiguslikult tõesti läbi vaielda selle, kui kaugele saab valitsus minna ja kui kaugele mitte. Mis on proportsionaalne piirang ja mis ei ole proportsionaalne. Tehke seda. Seniks aga külastage minu kodulehti jaakmadisson.ee, jälgige minu sotsiaalmeediat, jagage seda videot edasi ja kohtume taas nädala pärast.